Juss on isa. Tahaks juba suur olla. Tahaks jah, laps on palju raskem olla. Kogu aeg peab ema sõna kuulama. Mina tean, teeme vanemate päeva. Mis see on? Mu vend rääkis, et koolis on õpetajate päev ja siis õpilased õpetavad õpetajaid. Vanemate päeval on lapsed vanemad. Teeme jah. Teeme homme vanemate päeva. Olgu, siis sina, mõmmi, võta homme oma isa ka kaasa. Ja sina, Johanna, võta ema ka kaasa. Mis siin toimub? Täna on ju vanemate päev ja sina oled meie isa. Lõpetage see rumalus kohe ära. Padjad ju võivad niimoodi katki minna. Ja voodi tehke ka ära. Tere! Lapsed lähevad mängutuppa ja vanemad teevad minuga kõõki. Isa olemine ei ole üldse kerge. Ega ema ei ole ka lihtne olla. Ma ei saanud enne kodud tulema hakata, kui minu ema enda lemmiknuku üles leidis. Ja patsitute ka ma ei oska veel siduda. Minu isa võttis tee äärest ühe okse, tokis sellega kõiki porilompe ja taskut toppis ta ka kive täis. No mis nüüd siin toimub? Miku kiskus mind patsist. Aga miks ta siis lõhkus minu kindluse ära? Tahan pisile. Mul on kõht tühi. Tasa, ärge kiusake üksteist. Ma lähen teen mõned viileivad. Ja olge tasa nüüd. Kes pisile tahtis? Mina. No läheme siis vetsu. Sööma! Kes käed on puhtad? Ei ole. No siis kohe marss käsi pesema. Tere, kuulan teid. Tere, kas te jõuate selle tähtsa pakkumise ikka täna mailiga ära saata? Jaa, loomulikult, aitäh, et helistasite. Mina ei taha enam suur olla. Mina ka ei taha. Ma tahan jälle laps olla. Kas lõpetame vanemate päeva siis ära? Lõpetame jah. Kas me võime nüüd õue mängima minna? No minge siis. Elas kortuks muinasjutt sai läbi. Järgmises osas. No vaata just, kui õues on torm, siis mõni puu murdub ära. Kui puu murdub elektriliini peale, siis kukubki elektriliin maha. Aga miks see ohtlik on? Just, elektriliini võib ka siis elekter sisse jääda, kui see on maha kukkunud.